Astronoomid on tuvastanud tundmatu signaali meie lähedal olevalt tähelt. NASA sond Juno sõidab esimest korda Jupiterist mööda. Avastasime ka väga veidra galaktika, mis koosneb ligi 100% tumeainest. Te vaatate kosmoseuudiseid. How much we're going to progress in the future is left to your imagination. But if we harness our energies and keep our perspectives right, the goals are unlimited. Täna tuli avalikkuse ette uudis, et astronoomid Ratan 600 raadioteleskoobist on tuvastanud tundmatu signaali. Antud avastus tehti Venemaal 15. mail aastal 2015. Hetkel puudub seletus, miks ja kuidas see signaal alguse sai, kuid teame, et see tuleb siis tähe HD 164595 direktsioonist, mis asub siis 94 valgusaasta kaugusel. NASA sond Juno tegi 27. augustil oma esimese ja siis kõige lähema möödumise Jupiterist. Reis nii kaugele võttis aega 5 aastat ja sond ise liikus 200 000 kilomeetrit tunnis. Hetkel kogub sond informatsiooni ja võime oodata ka lähipäevadel uhkeid uusi pilte Jupiterist. Kuid kõige parema vaate said siiski 3 Lego mehikest, kes sondiga kaasa reisivad. Galaktika Dragonfly 44 koosneb 99,99% tumeainest. Galaktika ise on sama suur kui linnutee ja teame, et tegu on tumeainega tänu selle gravitatsiooni jõule. Veel uudistes 6-liikmeline meeskond, kes siis elas Marsil või siis vähemalt Marsi simulatsioonis, lõpetas oma missiooni pärast 1 aastat. Antud missioon järeldab, et inimesed saavad üksteisega aasta aega täitsa hakkama Marsi tingimustes ja võib ka tulevikus loota, et kunagi Mars saab koloniseeritud. Te vaatasite kosmoseuudiseid.